Kaunist neljapäeva õhtut kõigile jalgpallisõpradele siit Lilleküla harjutusväljakult, kui suur jalgpallipäev Eestis on toimumas nii presidendivalimiste näol alaliidus kui ka siin esiliigas, kus siis koguni 4 jätkuvalt segadust kui palju. Ikkagi Laasner on see mees, kes saab järgmise söödu panna ja kas nüüd käis pall üle joone, ei käinud. Aga Kivila hetkel oli seal keskel olemas ja palli selle ilusti kinni püüdis. Kalevi 3. nurgalööks ja siis oli ja nüüd on pahasti oli korraks ka Vetkal väravast väljast, seal sai Kukkonen katsetada. Lahtist jalgpalli oleme näinud. Ja nüüd siit järjekordne paha olukord ja kas siit kas ma nägin ennem valesti, aga siit juba Flora jääb aga hetkel Debisool jätab Talule. No Talu proovib, aga otse Kivilale sülle ja hetkel esiliigas 6 väravat Talu. Mängib sealt Isokist nüüd edevalt mööda, kas nüüd tuleb mingi olukord kastis ka jätkuvalt ja pall käib postis ja siit on esimene on olemas, kui Ken Lulaster külmarahuga saadab selle palli sisse, mille lõi sealt Rasmus Talu posti ja nüüd siis 6. värav sel hooajal Laasnerile kirja tuleb ja võib olla veel päris raske, eriti veel, kui mõte teine poolega veel minna. Kas siit Laasnerilt teine? Nigular tuleb ka Kivila hetkel ees ja siit vaatame nüüd siit. Nurgalöök number 4 Kalevil ja nüüd pall käib lotis ja kas siit tuleb teine? Hetkel ei tule esimesel Kirdile. No Kalevil ikka hästi pall liigub. Nüüd on hea võimalus tulla siit. Kas siit tuleb? Ei tule, sammul on ees ja poolajale lähme vastu Kalevi tuubli 1-0 eduseisus, kui ja peaga ka täna igal pool vahel olnud. Ja tuleb siit, ei tule, oi. 64. finaalkohtumist Rahvaliiga võistkonna vana hea Puur vastu, aga nüüd vaatame selle olukorra siit ära. Kas Rasmus Talu lööb? Lott jälle! Lotti lööb ja post ja lott on juba Flora poolt action toimumas. Vaatame siit veel, kas tuleb ka teine? Ei tule! Kalev lööb teise ja Aleksander Šurögin jällegi teisest puutest. Vaatame ära selle nurgalöögi. Lühike pall tuleb. Või vabandust. Madav! Rico Piil toob tagasi Flora mängu ja 2-1 meil seisuks ja igati õigust. Tulemas on. Ilm ei halasta meile üldse, aga nüüd hea pall Laasnerite Nigulale. Nigulale hea võimalus tulla. Nigula lööb ka ja sirutab ennast hetkel Kivila hästi välja ja pall on mängib tagasi omadele. Ja nüüd on Ilvesel võimalus ja oi. Tuleb selline sisse keriv pall. Veel Šurögin peaga endale ette mängis ja nüüd tuleb Nigulalt katse ja oi. See ja nüüd siit leis! Ja oi. Ja nüüd oi. Ja oi, milline pahandus Kalevi poolt ja oi, ja värav ei loe. Loorent selle palli tegelikult võrku saatis. Ja hetkel viik jääb siit tulemata. Aga nüüd on siit! Katse 2 ja Loorents lööb selle värava, millest ta minut tagasi ilma jäi ja nüüd on viik majas. Viik on majas ja jälle on see. Nii et esimese poole ja seisul on Kaljune eestpunktiga
saadi siin 70 minutit põhimõtteliselt mängida 11 versus 10-le.